Markus, palju õnne, oodatud etapivõit tuli siin langel ära. Lähme natukene ajas tagasi Karksi etapile. Kuidas teil seal läks? Seal me ebaõnnestusime, Karla oli too hetk vigastatud ja meil oli asenduskorvimees. Ja seal ühel konkurendil mootor lõppes ära hüppe peal ja me hüppasime tagant selga niimoodi, et ise viga ja mootorratas vigane, et meil sealt täielik nulliring ja ei ühtegi head emotsiooni. Aga miks oli siis lätlane hoopis Karksi nuias korvis, mitte tavapärane korvimees Karl Albert Kasesalu? Karl sai võistlustel raja ääres vigastada ja tal oli vaja väikest pausi, et taastada, et nüüd on korras ja saame täie hooga jätkata. Aga tuleme nüüd tänase päeva juurde. No see oli suurepärane kvalifikatsioonivõit, esimese sõiduvõit, teise sõiduvõit. Kuidas sa tänase päeva kokku võtaksid? 2 stardivõitu ja mõlema sõidu kiiremad ringiajad ka veel meile, nii et täielik maksimum, mis me võtta saime ja üliõnnelik. Kas võib-olla enne tänast päeva oli natukene närv ka sees, et kuidas see langeetapp minna võib? Jaa, sest et ega pikk võistluspaus on sees ja ega peale nuiat saigi ühe korra ainult sõita Karlaga, et taastusime veel vigastustest ja andsime võimalikult palju aega, et taastuda, aga see oli üllatus kindlasti ja positiivne üllatus. Kuidas see ühine rütm täna võib-olla oli? Väga hea, selles mõttes, et pärast pikka pausi, eks algus on ikka raske, aga kohe klikkisime ja kohe oli hea ja tunne oli nagu õige, nii nagu vanasti. Räägime natuke teisest sõidust. Ma vaatasin, et kohe alguses Reesna hakkas teid kimbutama. Kas see lisas rohkem närvikõdi ka? Ikka hea, sest et eks tahtsime ikka maksimumi võtta sõiduvõidud ja kõik muud jutud, aga tore, et keegi survestas, andis endalegi lisajõudu juurde ja tõmbasime sellega vahe tagantpoolt meestega suuremaks, et ma arvan, lõpuks päästis meid, sest et ega lõpuks vahe Karinguga jäi üsna väikseks. Kuidas sulle langerada sobis täna? Väga mõnus, üllatavalt hästi säilis kuni teise sõiduni, et üldiselt ta laguneb ära ja täna oli võib-olla veitsa pinnase poolest kõvem kui muidu, et on ikkagi üldiselt suht pehme rada olnud, aga täna oli super luks. Millised on võib-olla teie edaspidised plaanid? Ega praegu ei teagi midagi, Eestikat kindlasti sõidame kaasa ja vaatame, mis tulevik toob, et rohkem mingeid plaane ei ole, võtame ühe võistluse korraga ja katsume tervet püsida. Aitäh ja palju õnne veel kord! Aitäh!